Ja nüüd alustamegi oma tänaste ettekannetega ja alustuseks saab sõna Peep Nemvalts, kes räägib siis mõistestikust ja terminivara, terminiteaduse standardeist. Palun, Peep. Aitäh. Hääd kolleegid ja teised täpse teaduskeele huvilised. Enne kui selle põhiteema juurde läheme võrdlema kahte asjakohast eesti keelde tõlgitud standardit, siis põgus kordus, mis on üldse otstarbeka termini tunnused ja ka mis on termin. Sageli aetakse segamini mõiste ja termin, mõeldakse, et need on üks ja sama, aga täpses keelekasutuses loogikas see nii ei ole. Ja otstarbeka termini tunnused, mida enamasti silmas peetakse, on need 4 tükki, millest võib öelda, et esimene on tõesti esimene võrdsete seas, ühe tähenduslikkus on kõige olulisem. Tähendab, et üks termin tähistagu ainult ühte mõistet, siis on meil ühe tähenduslikkus, mitte mitu tähendust ühel terminil. Ja kui me vaatame näiteks terminoloogia, kuidas seda on kasutatud eesti keeles, kuidas see on EKI ühendsõnastikus ja ka teistes Eesti sõnaraamatuis, siis on ta paraku just mitmetähenduslik, järelikult ebaotstarbekas termin. Ja tihti on nii, nagu on näidatud ka EKI ühendsõnastikus, mis teatavasti on koostatud veebitekstidest kokku rehitsetud keelekorpuse põhjal. Järelikult see on kasutuse põhine, mitte täppiskeelsusele suunatud, vaid nii, kuidas on kasutatud statistiliselt kõige rohkem, siis näeme, et seal esikohal on tähendus erialaste mõistete ja neid tähistavate terminite kogum, kusjuures nagu näete, tähistavad terminid on sinna lisandunud alles tänavu, et see sinises kirjas allajoonitu on see, mis on tänavu lisandunud. Ja teise tähendusena on näidatud, et harva kasutatav õpetusoskus keelest, eriti terminitest ja neile esitatavatest nõudeist. Kusjuures ka oskuskeelest õpetus ei ole siin asjakohane, nagu hiljem täpsemalt näeme. Nüüd see näiteks raamatukogu sõnastikus on see samuti kahetähenduslikuna esitatud, aga seal on vähemalt siis esikohal see tähendus, mis peaks olema terminoloogia täpsem tähendus. Oskussõna õpetus, termini õpetus, termini teadus. Nii ja nüüd siis nende terminiteaduse standardite juurde esmalt põgus pilk tänavuse veebruarini kehtinud ja aastal 2002 eesti keelde tõlgitud standardisse, kus me näeme niisamuti, et terminoloogia on kasutatud mitmes tähenduses ja seal on siis suur segadus sellega kasutuses, mitte selles skeemi. Skeemi peal on enam-vähem selge ja arusaadav, mida on mõeldud, sest seal on ka mõiste määratlused termini all kirjas. Aga kui me hakkame kasutama terminit, mis on mitmetähenduslik, siis võib tekkida vääriti mõistmist rohkem, kui me tahaksime. Ja mida me veel näeme, on siin ebajärjekindel kasutus. Räägitakse terminoloogiast kui oskussõnavarast, terminoloogia tööst ja siis läheme termini korrastuse juurde, mis on täiesti hea ja asjakohane otstarbekas termin, aga seal samas siis mõiste määratluses on öeldud, et termini korrastus on hoopis terminoloogia arendamine, täiustamine, kasutuselevõtt ja levitamine, mis pole ju midagi muud kui korrastus, nii et jällegi
jõuame tagasi selle mitmetähenduslikkuse juurde. Nüüd selle eelmise standardi eesmärgi kohta on seal eessõnas siis kirjutatud nii, nagu siit kuvalt on lugeda. Näeme, et on terminoloogia standardist juttu, on juttu terminoloogia alaste mõistete kirjeldusest. Alane on tihti ülearune liitsõna komponent, on terminoloogia ehk terminiteaduse mõisted, mida on vaja ja neid tähistavad terminid. Ja järelikult on siin jällegi kasutatud ebaotstarbekat mitmetähenduslikku terminit. Kuidas võiks olla, sellest olen kõnelnud ja kirjutanud mitmes artiklis 10 aastat tagasi esmakordselt ja mitmel korral kuni siiani välja, kus on seesama skeem nüüd teisendatult täpsete ühemõtteliste terminite ja kohendatud mõistemääratlustega. Siin võib-olla on parem võrrelda, kui need kaks on kõrvuti, siis terministandardi enese vasakpoolne skeem ja minu EEDE, Johannes Aaviku omaaegne sõna ettepaneku tähenduses, kuidas saaks kasutada tõesti ühetähenduslikke termineid ja täpsustet mõistemääratlusi. Kui te võrdlete neid kohti, kus standardis on mitmetähenduslikud terminid, siis näete, et on võimalik soovi korral kasutada siiski täpseid ühetähenduslikke termineid. Nüüd tuleme siis värske selle aasta veebruaris ilmunud eestikeelse tõlke juurde. Need rahvusvahelisena ilmuvad standardid on inglise ja prantsuse keeles. Eesti keelde on see tõlgitud ingliskeelsest versioonist. Ja nagu me näeme, ka siin ei ole järjekindel, inglise keeles on ka mitte täpselt kasutatud küll sõnu terminit, terminology, aga inglise keel on inglise keel ja eesti keel on oma sõnavaraga, oma grammatikaga, oma struktuuriga keel, nii et kunagi ei saa tõlkida sõna sõnalt, ei tõlgita mitte sõnu, vaid tõlgitakse sisu. Ja siin on sisuliselt täpselt tõlgitud, siin on need nooled nihkunud natukene, see sinine nool peaks olema terminology ja terminiõpetuse vahel. On asjakohane otstarbekas termin, küll aga mitte terminoloogiatöö, mis võiks ka olla terminitöö ja terminiteadus. Ja sõnavara on teatavasti mis tahes sõnade kogum, kuigi siin on mõeldud, et see on just selle terminoloogia ehk terminiteaduse sõnavara, siis täpsem oleks kindlasti sedagi tähistada terminiga terminivara. Ja kui me siis vaatame, heidame pilgu eessõnasse, standardi eessõnasse, siis näeme, et seal on öeldud, et see dokument tühistab ja asendab standardit. Osastav kääne, mida ütleb meile eesti keeles, ütleb, et tegu on lõpetamata tegevuse või protsessiga, kestva protsessiga. Tühistab ja asendab, aga tühistatud ega asendatud ei saa. Küll oleks hea, kui nii oleks, nagu pärastpoole selgub. Terminoloogia kirjetest ja terminikirjetest räägitakse läbi segi, pole kahtlust, et terminikirje on täpsem ja ühemõttelisem kui terminoloogia kirje. Ja kindlasti mitte kõik lugejad ei saa aru, mida tähendab, et
midagi on tehniliselt üle vaadatud ja need kirjed on tehnika praeguse seisu kajastamiseks läbi vaadatud, terminiteaduse standardikirjad, kui palju see on tehnikaga seotud. Pilk värske standardi sissejuhatusse näeme jällegi, et on ebajärjekindel ja ebaotstarbekas mitmetähenduslike terminite tarvitus. On terminoloogiatöö ebaotstarbekana ja terminitöö õnneks siis vahelduseks ka otstarbeka terminina. Ja selgitatakse terminite kasutamist selles valdkonnas ja räägitakse terminiõpetusest otstarbekana. Aga vaataksime mõningaid põhitermineid, siin ei jõua kahtlemata selle lühikese aja jooksul põhjalikku ülevaadet anda, aga olen valinud just need põhilisemad terminid, põhimõisteid tähistavad terminid võrdlusena eelmise standardi eestikeelse tõlke ja uue tõlke vahel. Vasakul on, nagu te näete, see 2002. aasta standardi tõlge ja uus on siis paremal. Nüüd sellest tuleb pärastpoole veel täpsemalt juttu, et kuidas eesti keeles tähendab terminoloogia laiemas mõttes ka oskuskeelt, mis on veel üks ebaotstarbekas kasutusviis. Aga vaataks siin praegu neid parempoolseid küsimärke, et kui on vasakul räägitud ühest oskuskeelest, kuhu kuuluvad teatud tähised, siis uues on selle asemel ühte valdkonda või teemasse kuuluvad tähised. Ja kui me otsime siis standardist, et mis on valdkond ja mis on teema, siis ega seal suurt vahet ju sisult ei ole. Pealegi valdkond on näidatud teisejärgulise rööpterminina ja eriala on hoopiski eelisterminina. Et miks siis selles 3.1.11 on järsku valdkond eelistatud eriala ees, ei saa ka aru. Ja kui on huvi või oskusala, kas see siis ei ole erialaga seotud või eriteadmusega? Ma arvan, et kindlasti on, et see eristus oli mingil kombel juba siis algtekstis olemas, aga tuleb küsida, et kas see on vajalik ja kui palju see on vajalik. Ja veel üks küsimus, mis paaris kohas tuleb, mida tähendab see semikoolon siin teema ja temaatika vahel. Mõne teise kirja puhul oli see veel, aga väga vähe ja kuskilt ei suutnud ma leida selgitust märkide kasutamisele, et mida see semikoolon siin siis tegelikult tähendab. Nii et kuidas võiks olla nii, et meil on siin punktis juttu terminivarast ehk oskussõnavara, mis on teatavat eriala mõistestikku tähistavate terminite ja muude tähiste kogum. Ja mõistestik on mõne valdkonna mõistete süsteemne kogum. Järgmine kirje, see, mis oli siis eelmisest standarditõlkest terminoloogia 2. Kujutage nüüd ette, kui peaks kõnes või kirjas kasutama kogu aeg terminoloogia 1 ja terminoloogia 2. Ei ole eriti mugav ka ja siis on püütud tõesti nüüd uues tõlkes seda olukorda vältida, aga nagu näha, ei ole see päriselt õnnestunud. Terminiõpetus uues standarditõlkes
on tõepoolest täpsem kui see terminoloogia 2 vanas, aga pigem see termini õpetus võiks olla terminology studies vaste ja terminology science vaste eesti keeles. Täpsena on kindlasti termini teadus ehk siis võõrterminina terminoloogia, sest loogia just tähistabki seda teadust. Ja vaatame siis edasi võrdlust eelmises standardis punkti numeratsioonis 361, uues 351 ja see osade standardist on saanud veel pealkirja terminoloogia töötegevused. Kui suur vahe on tööl ja tegevusel ja mis on töötegevused. Tõenäoliselt on siin mõeldud midagi, mida täpsemalt saaks nimetada termini tööjärkudeks või suundadeks. Siin on kahjuks värvilised raamid jälle nihkunud kuidagi. On sageli suunatud. Tekib ka küsimus, et miks neid 2 märkust on vaja just niisugusel kujul 2 märkusena. Mingit selgitust saaks kindlasti ka lihtsamalt anda, kui seda vaja on. Edasi vaadates termini korrastus, oskuskeele korraldus ja siin on siis märkus nüüd see, millest varem ka oli põgusalt juttu ja vilksatas ühel kuval, et neid tegevusi nimetatakse laiemas tähenduses oskuskeele korralduseks. Et siin juba on tegu ka nii eksitava termini kasutusega nii eelmises kui ka uues muutumatuna, mis eksitab juba ka mõistesuhetest arusaamist. Aga vaatame neid punkte niimoodi lõikhaaval, siis on natuke lihtsam aru saada. Need esimesed lõigud, millest siin siis tegelikult juttu on, siin ongi juttu ainult termini korrastusest, mitte oskuskeele korraldusest, sest nagu me teame, mis tahes keel ei koosne ainult sõnadest, vaid ka grammatilisest struktuurist, morfosüntaktilisest struktuurist. Ja nii nagu üldkeeles on sõnavara ainult üks osa keelest, nii on ka oskuskeeles terminivara ainult üks osa oskuskeelest, nii et neid ei saa kuidagi võrdsustada ega ühe mõiste alla paigutada. Kitsam ja laiem tähendus on ikkagi eksitavad, sest need on 2 eri tähendust. Nii et siin ei ole tegemist mitte millegi muuga kui sellega, mis on termini korrastusega, mida saab lühidalt määratleda, nii nagu seal rohelisel taustal olen esitanud. Teine lõik sellest samast punktist, siis see märkus 1 ja ilmanumbrita märkus uues. Kui nüüd vaadata ja võrrelda neid, siis näeme, et seal ei ole mingit erinevust, see on lihtsalt üle võetud, aga võinuks olla uue standardis jällegi nii, nagu on näidatud seal alumisel rohelisel taustal. Kus on kõik olulised mõistetunnused nimetatud. Nii, ja siis see märkus 2 ja uues standardis siis Eesti erimärkusena tähistatud. Nagu näeme, on ka täpselt ühesugused, ei ole mingit erinevust seal. Aga nota bene ei saa võrdsustada termini korrastust oskuskeele korraldusega.
Siis termin ja selle variandina oskussõna. Näeme, et varasemas tõlkes on see määratletud mõistena kui mingi valdkonna üldmõiste sõnaline tähis, mis on väga täpne määratlus, aga uues on see kuidagi ähmastunud tähis esindab mingit üldmõistet keeleliste vahenditega, mis mõttes esindab. Tähis ei esinda midagi, tähis tähistab ikkagi. Ja mida tähendab keeleliste vahenditega, on ka üsna ähmane. Ja samuti see parempoolne alumine märkus, terminid võivad olla osaliselt või täielikult verbaalsed. Kuidas lugeja peaks seda mõistma, mis tähendab verbaalset, kas see tähendab, et osaliselt või täielikult suulised, osaliselt või täielikult sõnalised, osaliselt või täielikult tegusõnalised, mida see tähendab. Ja kui siis terminite liigitelu vaadata, siis on seal eelistermin ja rööptermin nii eelmises kui ka uues variandis olemas samamoodi, aga mõiste sisu määratlus on natukene erinev, et kui vanasti standardis näete, et on juttu termini sobivuse astmikust, siis uues on sobivushinnang punktis 3.4.19, aga järgmises punktis 3.4.20 all paremas on järsku ka sobivushinnangul astmik. Ja kui nüüd öelda, et rööptermin on eelistermini sünonüüm, siis unustatakse ära, et rööpsus on mingi võrreldav olek. Rööpne ei saa olla üksinda iseendaga, vaid rööpne saab olla millegi teisega. Ja kui siis vaadata, kuidas neid astmikke on tähistatud, siis vanas standardis on need astmiku hinded eelistatav, kõlblik ja ebasoovitav seal all märkusena. Ja uues standardis, nagu näeme, on eelisjärjestus eelis, rööp ja ebasoovitatav ja millegipärast on sinna juurde liidetud termin, kuigi termin on ka standardi enda tõlgenduses ainult üks liik tähiseid, nii et kui tähiseid hinnatakse, siis ei saa hinnata ainult termineid. Ja termin ise ei ole mingi hinnang, nii et siin on kindlasti see vasakpoolne vanem lähenemine olnud täpsem. Ma usun, et enam-vähem kõik või enamik saalis olijaist on lugenud Tiiu Herelti terminiõpetust, väga head terminiteaduse raamatut. Seal ta ütleb muuhulgas, et termin peab mõistet adekvaatselt edasi andma, aga samal ajal olema sobiv nii kirjalikus kui ka suulises suhtluses. Kuidas seda vastuolu iga kord edukalt lahendada, see teebki terminiloome kunstiks, ütleb ta. Juba 2018. aastast on muuhulgas ka sõnaveebis näha S-termi kirjet, kus soovitatakse vältida terminoloogia teadus,
Aga nagu me näeme, siis uues standarditõlkes on siin kunstipäraselt uperpallitatud, nii et on hoopis pea peale pööratud see soovitus. Et eelistermin on termini õpetus, rööptermin on terminoloogia teadus ja ebasoovitatav termin on terminoloogia täiesti vastupidi, kui täpses keelekasutuses peaks olema. Kes, kuidas on selle uue standardi tõlkinud? Näeme, et tõlke koostamise ettepanek on esitanud tehniline komitee EVS TK04. TK ongi see tehniline komitee, EVS on Eesti Vabariigi standardi lühend. Ja mis see komitee on? See on infotehnoloogia komitee, millega infotehnoloogia komitee EVS TK04 tegeleb. Selle käsitlusala on infotehnoloogia, geoinfosüsteemid, raelloetavad kaardid, väga hea termin, raelloetavad kaardid, nende liidesed ja käit, ehitiste mehaaniliste süsteemide juhtimine, maanteetransport ja selle jälgimise automaatika, mõõturite kauglugemise vahendid ja süsteemid, uudne tootmistehnoloogia, meditsiiniinfo, punkt. Ei ole termini teadust, terminoloogiat seal selle komitee pädevuses. Nii et ma ei kahtle, et selle komitee liikmed on kindlasti pädevad neil loetletud aladel, aga näib nii, et mitte terminoloogias ehk terminiteaduses. Nüüd standardi on tõlkinud Cybernetica aktsiaselts. Siis kui see ilmus ja sain teada, et see on ilmunud, siis ma suhtlesin ka standardikeskuse standardikoordinaatori Anna-Maria Hütiga ja tema vastas minu küsimusele, et milliste kriteeriumide alusel on tõlkijad valitud ja milline oli valikuprotsess, milline on olnud selle tehnilise komitee 04 liikme roll tõlketöös, kes on tõlkijad ja kes on tõlget retsenseerinud. Ja vastuse sain ainult selle viimase 3. küsimuse esimesele poolele, sellegi ebamääraselt vastusest loen. Standardi esialgse tõlke teostajaks sai valitud Cybernetica AS, kes on sulgudes koos Eesti Keele Instituudiga, sulud kinni, olnud tegev ka seni kehtinud standardi tõlkeprotsessis. Cybernetica AS koostatud tõlkekavand läbis avaliku kommenteerimise 1. oktoobrist 24, 31. oktoobrini 24, mil huvitatud ekspertidel oli võimalus esitada tõlke kohta oma ettepanekuid ja tähelepanekuid. Kindlasti oleks kõigil ekspertidel see võimalus, kui nad taipaksid just sel ajal vaadata. Aga millegipärast standardi koostamise tellijad, standardi organisatsioon ei tea nähtavasti, kes Eestis milliste erialade terminitega tegeleb ega suuda neid leida ja tavapärane on, et nii tähtsate dokumentide puhul, mis on võrreldavad teadustöödega, on kindlasti ka vähemalt üks, aga paremal juhul ja normaalsel juhul 2 retsensenti, siin ei räägita retsenseerimisest midagi, nii et kogu ekspertsus on jäetud kahjuks juhuse hooleks. Ja vaatamata sellele, et
nagu ma mainisin, olen varem neil teemadel sõna võtnud ja kirjutanud, siis ei ole paraku uus terministandardi tõlge kuidagimoodi parem kui vana, pigem kohati isegi vastupidi on läinud ähmasemaks. Ja lõpetuseks siis veel kord meeldetuletus, mis on otstarbeka termini tunnused ja võite siis mõelda, kas ja kuivõrd need vähesedki seni võrreldud terminid olid otstarbekad või mitte. Ja päris viimane asi, kui te nüüd mõtlete, milline võiks olla selle mõiste tähisena termin, mis oleks eelistermin ja mis oleks mööndav termin, kõlblik termin ehk mööndav termin, siis mida pakuksite? Eelistermin kindlasti termini teadus ja mööndava ehk kõlbliku terminina terminoloogia. Aitäh kaasa mõtlemast! Aitäh, Peep! Meil on aega mõneks küsimuseks. Jah, et mis küsimused, kommentaarid. Et tõlkijateks olid Vello Hanson ja Anto Veldre. Et ma ei tea, miks nad seda ei vastanud. Vello ilmselt tegi ka selle eelmise versiooni. Et siin nüüd oli kuulda päris palju ka asjalikku kriitikat. Kas te ise võtate järgmise ette või hakkame meie kuidagi vahendama, et seal tehnilised võimalused selleks on alati olemas. Millise järgmise? No kirjutame neile EVS-i, et me oleme avastanud üksikuid pisipuudusi koguses 1–100, et parandame need. Need ei ole pisimuutused, need on põhimõttelised. Kas või põhimõttelisi. Aga küsimus oligi, et võtate ise ette või võtame meie? Ma arvan, et mõistlik oleks koos see ette võtta. Väga hea, võtame ühendust, teeme. Aga negatiivsem poole pealt on see, et standardite tõlkimine, see on eraldi kunstiliik. Seal on nüüd mure selles, kõigepealt sissejuhatusi ei ole mõtet üldse kommenteerida. Need, kes standardid tõlgivad, nendel ei lasta sissejuhatusi tõlkida. Ma olen korduvalt üritanud sissejuhatusi paremaks teha. See lihtsalt visatakse välja ja kasutatakse standardse sissejuhatuse teksti edasi. Kes selle tõlgib siis? Ei ole õrna aimu. Aga nii ei saa ju, et avaldatakse midagi, kogu aeg saab, millest pole õrna aimugi. Ehk siis ma olen nimelt neid iga kord käsitsi veel teinud, et igaüks oleks veel natukene erinev ka, et järsku hakkab silma. Ja see sama osasihitise kasutamine, mis seal oli sissejuhatuses. No ütleme nii, et igasugust kriitikat võib meie suunas teha, aga sellega me küll alt ei lendaks. Teine mure on see, et standardis on struktuur ette antud. Kui seal on ikkagi mingi ingliskeelne termin ja sellel on number, siis meie seda numeratsiooni ümber teha ei saa. Aga seda ma pole väitnudki, et peaks. Seal on kohad, kus peaks. Ega ilma asjata selles vanas ei olnud terminology 1 ja terminology 2. Seal tekivadki need probleemid, et kui tähendus on mitmene, ja lauses on vaja viidata, siis viidata tuleb selle sama numbriga, mis on originaalis. Ja pinguta, kuidas tahad, tellija ütleb selle peale, et tuleb täht-tähelt tõlkida ja puuduvad variandid. Tuleb tõlkida nii, et ei oleks mitmetähenduslik. Ei ole võimalik. Ei. Ma näitasin just, et on. Ei. Kui on struktuur ette antud, siis ei. Tihe arutelu tekkinud. Aitäh, Anto Veldre ja aitäh, Peep, selle põneva ettekande eest. Aitäh!